Nii, nüüd õnnestus. Aga tere hommikust, Angela, ja räägi mõne sõnaga, kes sa oled ja millega sa tegeled? Tere hommikust, Kaire. Mõne sõnaga. No viimased kohe varsti juba aasta olen tegelenud nüüd rasketehnika valdkonnas sellise toena ja assistendina. Ja igapäevaselt suhtlen klientidega, hoian klientide suhteid, koostan pakkumisi, tegelen müügiga, see mulle sobib. Ja siis kõrvalt vahepeal tegelen ka coachingu ja teraapiaga, aga seda pigem vähe. Mis oli see probleem või vajadus, mille pärast te just Karawoodi poole pöördusite? Mul oli kindel soov, et ei oleks ainult disain ja visuaalne pool, et oleks see back-end nii-öelda või et see SEO oleks paigas, et klient leiab meid ülesse märksõnade kaudu. Ja siis see oligi see nagu peamine probleem või põhjus, miks te nagu meie poole pöördusite, on ju? See oli peamine probleem, oli see SEO ja siis, et me saaksime mingisuguse statistika ja asjad oleksid kontrollitud. Et me saaksime seda tulemust siis korrigeerida vastavalt sellele, kuidas SEO toimib. Kuidas sa kirjeldaksid koostööd meiega? Kuna ma juba natukene varasemast ajast sain juba teada, kui südameasi Meelisel on see SEO ja Google Analytics ja ta teab, mida ta teeb ja kuidas need asjad käivad, Meelis koolitab ennast, see tekitab väga suurt usaldust ja ta räägib nii energiliselt ja intensiivselt sellest, kuidas ja mida asju teha. Et siis seal taga on seda kirge. Ja loomulikult Kaire, kes meil asjad teeb 5 sekundiga niimoodi vaikselt kohe ära, et kõik asjad juhtuvad ilusti kohe, muidugi hästi palju andsid need veebiseminarid juurde, et mida internetist ju sai näha, et see tasuta väärtuse pakkumine ei ole lihtsalt millegi äraandmine, vaid see on usalduse tekitamine ja kliendi hoidmine. Mis sulle kõige rohkem meeldis või positiivselt üllatas? Kuna ma ise olen natukene vahepeal pigem laialivalgu, siis mulle väga meeldis konkreetsus, täpsus ja ajast kinnipidamine. Et asi ei läheks kuskil kohas lohisema. See mulle väga meeldis. Kuidas sa kirjeldaksid meie teenust inimesele, kes meid pole veel kohanud või ei tea meist midagi? Lihtne, konkreetne, läbipaistev. Ma arvan, et need 3 ongi kõige olulisemad minu jaoks. Milliseid ettepanekuid või soovitusi oleks sul meile või et meie töö oleks veel parem ja sujuvam? Võib-olla natukene kaevata rohkem seda, mida klient tahab, natukene visuaali poolt rohkem, et sinna natukene rohkem seda nuppu alla vajutada. Et klient tõenäoliselt ise ka ei tea päris hästi, mida ta tahab, tihti nii on, et siis pakkuda talle võib-olla mingisugused 1, 2, 3 variandid, et kuskilt vähemalt midagigi joonistub välja, siis saab selle esimesel kohtumisel kinnitada või ümber lükata. Selle aja peale inimene võib-olla on näinud või vaadanud midagi, aga tihti peale selle esimese, teise korraga ei pruugi ei saa
visuaali paika. Et meil läks see lihtsamalt, aga see ei pruugi nii lihtsalt minna. Täpselt nii. Et ja miks sa soovitaksid meid teistele? Tugi. Minu jaoks on see kõige olulisem. Et teenusepakkuja ei kao kuhugi ära kohe. Et ma tein midagi ära, ma tõmban stepsli seinast välja. Teiega nii ei ole. Et te olete olemas, jah. Aga super, ma väga tänan sind, Angela, et sa leidsid see 5 minutit minu jaoks ja